The Clash 5, mis toimub seekord pealinnas Euroopa võitlusspordifestivali 2026 raames, üks peakorraldaja Karl Loonur. No mis asi on Clash, tekib inimestel küsimus, eriti seal pealinnas, kes siin veel käinud ei ole. No nad saavad seda teada kindlasti, aga lühidalt võime öelda, see on ju võitlussport ikkagi, sellega me tegeleme ja seda me tuleme neile näitama, millega me tegelikult tegeleme Pärnus. Kuidas sa hindad seda 4 aastat, 4 korda olete te võitlusspordi õhtut siin Pärnus korraldanud, nendest paaril olen ma ise kohal olnud? No ma hindaks seda niimoodi, et need kõik on olnud meile väga suured õppetunnid, kogemused ja iga korraga me oleme alati võtnud kuulda teiste soovitusi ja me oleme seda kõike parandanud, et muuta seda aina suuremaks. No kust tuli selline julgus, et kolida nüüd pealinna ja võtta nii suured riskid ja teha lausa 5-päevane festival? No see julgus tuli tänu Siimule meie tiimis, kes kirjutas Euroopa Liidule projekti, me saime sealt rahastuse ja see andis meile suure võimaluse, et minna seda sinna tegema ja seda teha väga suurelt veel. No üks küsimus, mis on pealinna poolt vaadates ka ja päris mitme võitlusspordi valdkonna liidriga rääkides, et tegelikult hästi ei saa aru, mis festival ja mis seal täpselt toimub. Saad sa lühidalt kokku võtta, mida inimesi siis oktoobris festivalil ootab ees? No jah, lühidalt ma saan, et kui ma hakkaks seda täiesti lahti võtma, siis me jääks siia tunniks ajaks jutustama sinuga. Aga lühidalt see ongi festivali osa on see, kus me teeme erinevaid koolitusi, seminare, et sportlased saavad ennast harida ja õppida, kuidas luua endas brändi ja kõike seda poolt. Ja siis seal on teine pool sellest on võistluspool, kus on amatöörmatsid, semipro-matsid, kus sportlased saavad ennast tõeliselt proovile panna, et jõuda sinna pro-tasemene tulevikus. No ja The Clash 5 toimub selles mõttes sama pidulikult nagu Pärnus, aga siis veel suuremalt ja see uudis on ju juba avalik, et seda kannab üle ka Delfi. Kuidas valitakse sportlasi The Clash 5-le? No selle eest jällegi vastutab meie tiimist Mihkel. Mihkel teeb koos spordiklubidega, nii nagu me täna oleme siin Invictas. Mihkel on teinud suure töö nende klubidega ja tema paneb siis need paarid kokku, et ma usun, Mihkel oskab seda varsti täpsustada. Mida öelda nendele kriitikutele, kes praegu mõtlevad, et tulevad siin Pärnu noored ettevõtjad ja tulevad meile pealinna midagi nii suurt korraldama, et ei tea, kas nad sellega ka hakkama saavad? No ma arvan, et me oleme seda usku, et kui me midagi oleme ette võtnud, siis me teeme selle ära ja me teeme selle lõplikult ära. Et ma arvan, nad ei pea selles kõhklema, me oleme ju Pärnus seda näidanud, et me teeme asju hästi ja me teeme seda kindlasti ka Tallinnas heal tasemel. No ja lõpetuseks. Mis on kõige olulisem eesmärk sellel festivalil osalejate jaoks, publiku jaoks, noorte inimeste jaoks? No ma arvan, eesmärk võiks olla see, et kogu Eestis, et me saaksime seda võitlussporti üheskoos kõik arendada ja näidata, et sellel on väga suur mõju nii tervisele, füüsilisele, mentaalsele tervisele, väga suur mõju ja see on, ma arvan, väga oluline, miks seda peaks harrastama. Aitäh, Karl, sulle selle töö eest, mida te teete ja ma soovin teile palju edu!